mida tähistatakse nelipühaga? Mis sündmust? Kristliku kiriku sündi, kristliku koguduse sündi, oleks ja muidugi see sündmus ise on ju see, kuidas on see pühavaimu väljavalamine. Ja see on ka see üks tekst, mida siis tavaliselt loetakse ette. Mina nüüd täna, peaaegu iga aasta on seda teksti ette lugenud, aga ma loen sellest tekstist ainult ühe väikse lõigu. Ja see ongi Apostlite tegude raamatu esimesed 4 salmi. Apostlite tegude raamat, teine peatükk, esimesed 4 salmi, mitte Apostlite tegude raamatu esimesed 4 salmi. Ja see on kirjas niimoodi. Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Käes nelipühipäev. Ja see küsimus, mis see siis nelipühi on? Ma ei tea, kas te teate, ma olen selle küll rääkinud. Heebrea keeles on selle püha kohta ja ilus sõna Shimtach Torah. See päev. Väga oluline püha. See on seaduse rõõm, tähendab see tõlkes. Ja see, mida see tähendab, see on see päev, kus juudid tähistasid seda, et sellel päeval andis Jumal Siinai mäel 10 käsku. Ei olnud siis mitte mingi kristlik püha, vaid see püha oligi juutlik püha. Ja nagu me teame, siis kõik esimesed jüngrid, nad olid juudid oma rahvuselt, oma kommetelt, oma riietuselt, oma toitumiselt, oma väljanägemiselt, igas mõttes. Ja see on öeldud, et nad kõik olid koos ühes paigas. Ja nüüd on see huvitav, et me sinna veel jõuame. Kuid see 10 käsu saamine sarnaneb sellele, kuidas tuleb püha vaim. Me 10 käsku teame, on ju. Kui see oleks nüüd siis 10 käsku oleks selle kuldvillaku teema, on ju. Ja siis on see, et mis on esimene käsk, 100, 100, teine 200 ja siis on seal nagu keeruliseks, et mina olen issand sinu jumal, sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval ja sa ei tohi kummardada ühtegi kuju, ei tohi pilti ja kuju teha millest, mis on maa peal, ei tohi neid kummardada ja sa pead hingamispäeva pühitsema ja tema isa austama, kõik need käsud on ja me teame. Aga ma ei tea, kas sa tead, kuidas, mis sellele eelnes kõik. Ma loen selle ette ka. Need on 2 lugu, mis on sellises Piiblis on paljud sündmused, Uue Testamendi sündmused, mis me evangeeliumist loeme ja Vana Testamendi sündmused on justkui mingid peegeldused. Nad on nagu sama telje peal, nagu sarnased sündmused, aga nad on ajaliselt eraldatud, aga oma tähenduselt ja oma mõjult on nad justkui seotud. Ja nüüd see Shimtach Torah, see seaduse rõõm, see 10 käsu saamine ja 4 pühipäev, pühavaimu langemine, nad on justkui sarnasel teljel, sarnased sündmused. Ja 3. päeval, kui hommik oli saabunud, sündised hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga vali sarve hääl. Nõnda, et kogu rahvas, kes oli leeris, värises. Siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad jäid mäe jalamile. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui issand laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja sarve hääl läks üha valjemaks. Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti ja issand laskus Siinai mäele mäe tippu, issand kutsus Moosese mäe tippu ja Mooses läks ülesse. Sarnaselt on mingisugused dramaatilised sündmused, kus toimub midagi väga radikaalset ja selle tulemusel on see, et need, kes osalesid selles sündmuses, see on huvitav. Et juudid, kui nad olid tulnud välja, see kõik on välja rännaku ajal kõrbest. Ja sellele eelnev dramaatiline sündmus, kui me mõtleme, mis juutidel oli ju see, et oli need 10 Egiptuse nuhtlust ja kõige viimane nuhtlus oli see, kus kõik Egiptuse esmasündinud poeglapsed ühel ööl surid. Välja arvatud siis heebrealaste ehk siis juutide omad.
kui nad olid teinud selle talle verega oma uksepiidad kokku. Väga dramaatiline sündmus. Väga ehmatav sündmus, väga hirmutav. Ja samas see sündmus meenutab neile oli see, et me pääsesime. Me pääsesime orjusest. 400 aastat olnud orjad ja osa terved põlvkond olid üles kasvanud selle teadmisega, et ma olengi ori. Noh, mul polegi muud varianti, ma olengi, noh. Aga olen siis, elan seda orja elu võimalikult hästi siin Egiptuses. Egiptust välja läksid, siis nad korraga leidsid, nad on vabad inimesed. Ja oli näha, kui lugeda Vana Testamendi tekste, siis me näeme, et nad ei osanud selle vabadusega ka väga midagi peale hakata. See oli, kui ehmatas ära. Et sa tahad olla vaba ja siis sa mõtled, et aga mis nüüd? Et äkki läheks tagasi, et äkki ma nii vaba ikka ei tahtnud olla. Et siis seal olid vähemalt mingid reeglid olid paigas ja noh, süüa sai ja kuigi nad pidime nõmedad tööd tegema, aga noh, süüa sai ja sest see Mooses ikka ütleb, et ikka te tahate jälle sinna Egiptuse lihapotid juurde tagasi minna. See tundub, et see söögiteema oli ikkagi suur teema kogu aeg. Kõht on tühi ja noh, olen vaba, aga kõht on tühi. Ma ei tea, me vist mäletame seda aega vist kõik, kes kui Mart Laar kunagi ütles, et kui vaja, siis peame kartulikoori sööma. Tuleb mille peale siis osa eestlastest oli väga varuihan, et Mart Laar peaminister lolliks läinud. Kuigi praegult vaatame, et see oli väga hea, et siis nii-öelda see kartulikoorte söömise aeg oli ka. Ja et olid sõbrad soomlased ja rootslased, kes saatsid meile humanitaarabi, et me saime siis ka lisaks sellele lõppisime sööma näiteks neid lasagnesid ja tulid Rootsi kohvi ilmus korraga ja noh, kõik need toredad asjad on ju, mis siin näitud kaasa. Kuid selle sündmusega tegelikult juutide identiteet muutub, heebrealaste identiteet muutub. Orja rahvast saab rahvas, kellel on olemas väga selge piiriline raamistik, kuidas elada. Vabad inimestele. Olid käsud. Ja see tundub nagu vastuoluline, kuidas vabad inimesed ja käsud, aga me teame seda, et käsud ja reeglid oma olemuselt tegelikult nad loovad selle korrastatud süsteemi, kus sa saad vabalt tegutseda. Ester on meil muusik. Ja kui ma ütleksin Estrile, et mängi džässi, siis kunagi minul arusaamine džässist oli see, et džäss on see, et sa võtad pilli kätte, sa hakkad suvalisi noote lihtsalt kuidagi venitama. Noh, siis mõtlesin, et inimesed, et mis neil viga on? See ei ole muusika. Noh, punkt, ma saan aru, see on muusika, see on rütm, seal meloodia kuskil kaugel on ju, põhimõtteliselt on rütm, on olemas, rockist sain aru, diskos sain aru kõigest, aga džässist ma ei saanud aru. Ja mõtlesin, et see on mingi suvaline asi ja kui ma sain tuttavaks muusikutega, kes olid džässmuusikud, siis nad ütlesid, et sul on vaja teada seda reeglistikku, sa pead tundma seda reeglistikku ja selle reeglistiku sees sa saad improviseerida. Ja selle sees sünnibki see džässmuusika või see improvisatsioon. Aga sul on vaja seda reeglistikku, kui neid reegleid ei ole ja meil on sellest Senikuuse poes on üks klaver, mis on müügil, kes tahab oska klaver ära puhuda. See ei ole reklaam. Aga mõnikord tulevad sinna lapsed, kes hakkavad ka improviseerima. Ja siis tahaks selle klaveri kaane hästi kõvasti kinni lüüa. Sellepärast, et see improvisatsioon ei toimu mingite reeglite kohaselt. Aga mõnikord tulevad sinna inimesed, kes on väga head muusikud, kes teavad neid reegleid, kes teavad harmooniat, kes teavad kogu seda muusikakeelt. Ja kui nemad hakkavad improviseerima, sünnib sellest midagi ilusat. Nende käskudega on umbes samamoodi. Jumala poolt antud need käsud, kogu see käsuseadus oma olemuselt on midagi sarnast. Sul on see reeglistik olemas, mille eesmärk ei ole siin teha uuesti orjaks, aga mille eesmärk on see, et see annab sulle vabaduse tegutseda vabade inimestena. Nii nagu Jumal on loonud. Ja samamoodi on nelipühipäeva sündmus, see, mida me lugesime, see, mida loedaksegi kristliku koguduse sünnipäevaks või sündimiseks, on see, et kui Jumala püha vaim tuleb ja see tulek on ka väga dramaatiline, seal on ka need heliefektid on ju. Et ühel pool on mingi tohutu mürin ja sarvehääl ja selles Uue Testamendi loos on see kohin, kogu ruum on täidetud. Aga selle sündmuse tagajärjel ka nende siis me ütleme kristlaste, esimese põlvkonna kristlaste identiteet tegelikult muutub täiesti. Kui Jumala püha vaim tuleb nende juurde. Nagu ma ütlesin, et efektid omavahel seotud, mõlemal pool on seotud tulega, tuulega, helidega. Ja mõnikord ongi nagu selline,
võib-olla on ka sellist ootust, et tahaks ka neid tuult ja kõike seda peab olema. Oma ülistuslauludes me mõnikord need terminoloogiat me kasutame samamoodi. Kuid mis on nagu nendes loos ka erinevad pooled, nagu ütlesin, nagu peegelpildid, aga nendes peegelpiltides on ka teatud erinevused. Kui 10 käsu saamise loos on see, et Jumal tuleb sinna mäe juurde ja need välised ilmingud, mis kõik võib-olla väljalt poolt praegu tundub kirjeldasid justkui vulkaanilist tegevust, on ju, millega nad võib-olla kunagi kokku puutunud. Jällegi, mis see täpselt oli, kuidas see oli, on väga raske meil täpselt haarata kinni. Aga on see, et ainukene, kes tohib minna sinna mäele, on Mooses. Ülejäänud rahvale oli selline keeld, et nad ei tohtinud seda mäge isegi puudutada. Nad olid küll selle mäe jalamil, selle juures olid laagrisse jäänud, aga nad ei tohtinud seda mäge puudutada. Ja Mooses läheb sinna mäele, ta on 40 päeva seal. See on omaette lugu, kuidas siis rahval mõtleb, et nüüd on see meie juht on küll nüüd nagu otsa saanud. Läks mäele ja tagasi ei tulnudki. Ja seal mõtleb, mis me nüüd teeme. Ja siis neil oli midagi paremat teha, siis kellegi tuli see tark mõte, ja selle vist isegi Moosese enda vend Aaron, kes ütles, et kogume kokku kõik kuldristad, kõik asjad, kogume kokku. Ja kuna seal oli nende seas käsitöö oli, siis sulatati kuld ülesse ja tehti vasikakuju. Ja rahvas hakkas seda kummardama. Igavusest lihtsalt. Et see päris seal on ka omaette religioosne taust, kus see kõik tuleb. Ja kui Mooses lõpuks alla tuleb ja ta läheb seda vasikakuju, siis Aaroni kõige parem vabandus oli see, minu arust on geniaalne vabandus. Me lihtsalt viskasin need kuldasjad tulle ja vaata, mis välja tuli. Nüüd jah. Ups, tuli kuju välja. Ma ei tea, kas eile käisime Annaga Tallinnas ja siis kõndisime Tauno Kangro galeriist mööda. Siis ma ei kujutaks ette, kui Tauno Kangro viskab pronksi lihtsalt tulle ja siis võtab välja neid tohutud suuri, mis kujusi, mida teeb seal. See oli jänesed ja mingid lihavad korstapühkijad ja mis see kõik on. Ühesõnaga, selline lugu. Aga nüüd selles 4 pühipäeva loos, mis minu jaoks on väga kõnekas, on see, et Jumal ise tuleb inimeste juurde. Ja see minu jaoks võib-olla kõige kõnekam asi, mis sellel aastal, mis just kõnetas, on see, et see hakkab pihta see Apostlite tegude raamatus, see kirjeldus hakkab pihta sellega, et nad olid kõik koos ühes paigas. Ja kes nad olid? Kes see nad olid? Need olid jüngrid, aga see ei olnud ainult lihtsalt need 12 jüngrid, või need olid umbes 120 inimest, kes olid kogunenud selleks. Neil oligi juba harjumus selleks, et nad käisid koos regulaarselt. See on öeldud, et mingisuguses ülemises toas, mingisuguses kohas, mingi suurem ruum, kus nad käisid koos. Seepärast, et seal templis, kui nad hakkasid kogunema, siis teised juudid ütlesid, et kuule, teil on mingi sekt siia tekkinud, te mingit seda Jeesust kummardate, et sellega me küll väga nõus ei ole. Ja nad olid teinud, läbi viinud, siis võiks öelda, nagu esimene kirikukogu tinglikult. Tähendab, küsimus oli selles, et Jeesuse lähimaid õpilasi oli 12, aga üks nendest oli otsa saanud, Juudas. Ja nüüd oli vaja, millegi pärast nad leidsid, et peab ikkagi 12 olema. Ja siis oli, et kelle me valime. Ja siis toimusid, nagu võiks öelda, esimene kirikukogu, kus toimus uue apostli valimine, Juudasele. Ja valiti siis apostli nimega Mattias. Oli selline, see oli see, kes nad olid koos. Ja kui nad on seal koos, siis toimubki see sündmus, mida nad ei osanud oodata, mida nad ei osanud taodelda, aga see on nagu kõnekas, kuidas Jumal kasutab ka mõnikord ajaloos selliseid tähtsaid hetki, et märgiliselt olla kohal. Et miks Jumal valib selle 10 käsu päeva või selle seaduse rõõmu päeva, ongi nüüd see, et nii nagu ma siin mingi palju aastat tagasi andsin terve rahvale uue identiteedi. Nüüd ma annan teile täiesti uue identiteedi. Kui siis ma ütlesin, et läbi käskuda, et ma olen teie juures ja teie kõrval ja teie olete minu rahvas, siis nüüd ma tahan olla oma püha vaimu läbi teie sees, et te olete minu rahvas. Ja see kehtib siiamaani, see kehtib praeguseni. Me näemegi seda, et püha vaimu tulek ta ühelt poolt on just kui ongi ta koguduslik sündmus. Individuaalselt kuskil nurga taga, kus jüngrid tulid ja ükshaaval said kokku kuule, et mis sul olid, näed, kodus palvetasin ja vaatasin peeglisse, vaatasin, et mingi tule keele mu pea kohal. Täpselt sama lugu.
kolmas tuleb ja teine, kõik räägivad ja siis hakkad võrdlevad, milline tulekeel sul oli pikem, lühem, on ju, mis tekib 120 erinevat kogudust. Ei olnud niimoodi. Vaid olid need 120 inimest ja see, mida kirjeldatakse, et see on just kui tulekeel. Kas see oli tulekeel, me ei tea. Midagi, mis meenutas tulekeelt. Et ühelt poolt see oli koguduslik sündmus ja teistpidi see oli ka, tõesti see oli personaalne, see oli individuaalne kogemus. Aga mis toimub selles koguduse raamistikus. Ja kogudus, mis see siis on? Kogudus on see, kui ühelt poolt inimesed tulevad kokku. Me tulimegi kokku, saamegi kokku. Sõna kogudus tähendabki kokku tulema, kokku kogunema. Kui koos palvetatakse, kui koos tegutsetakse. Ja me teame seda, et kogudus ei ole mingi asi iseenesest. Kogudus koosneb üksikisikutest, aga ükski üksikisik ei ole kunagi ise kogudus. Et see lugu, mida me võime kuulda ja kokku puutume, kus ma ütlen, et mul on Jumalaga hästi unikaalne side, mul on unikaalne, eriline side, aga mul ei ole kogudust tarvis, siis me näeme just Uues Testamendis, kuidas Jumal tegutseb läbi koguduse. Et kogudus on see seljatagune. Täna, kui me ka palvetasime, siis see kogemus, et mul on see seljatagune, et mul on need eestpalvetajad. See on niivõrd oluline asi. See tõesti ei tähenda sellist lihtsalt kuskil nimekirjas olemist. On ju. Et ma olen nimekirjas, et see on nagu oluline. Või et mul on mingisugune kohustus tehtud, olgu see siis, ma ei tea, annetus või kümnis või kirikumaks või midagi muud. Aga see, et ma olen seotud nende inimestega, et ma olen osa sellest perekonnast. Ja see on perekond, mis ongi kummaline perekond. Perekond, mis on loomulikud võõrad, keda Jumala püha vaim on ühendanud. Side, me ei ole siin mingi huvipõhine, me ei ole siin huvitegevusega. Meil on siin väga hakkajaid huvitegevus, inimesed, kes tegelevad siin, Teresi tegeleb siin Allika seltsituba, väga põnevaid asju, vaatan aeg-ajalt postitate, mis te teete, on seal mingisugused asjad, Juta, teeneline diskgolfimängija on kõik oma käed juba ära visanud, kõik on ju, tegeleb siin asja, Herk on ju, annab talle pill ja muusikainstrument kätte ja lihtsalt võib istuda tundide viisi ja näppida kitarrikeeli ja kuulata lugusi ja toodud palju asi. Ja kui ma nüüd ütleksin, et Anette ja Herk, et te olete teinud ühise hobi pillimängu, siis ma arvan, et Anette ütleb, et vist mitte nägemist, et mul on nüüd teised inimesed, mul on teised hobid. Kui me oleksime hobipõhiselt koos, siis me olekski need igaüks, kes ütleb, mul on see hobi, tralala, on ju, see on ägedam, või mul on ägedam, sul ei ole nii äge. Aga kogudus on see, kus me need loomulikud võõrad on Jumal kokku liitnud üheks perekonnaks. Meid on kokku liidetud niimoodi. Ja kogudus, mis on selles loos veel huvitav, on see, et kui see sündmus toimub, siis on tajuda seda, et nad liiguvad sellest ruumist välja. Et nad ei jää sinna ruumi. Sest korraga seal pealtvaatajaid tekib. Ütled, mis nüüd on? Ja see sündmus ongi seal, et inimesed arvavad, et on purju joonud ennast. Vara hommikul juba purjus. Et mis teil viga on? Ja see on ka hästi kõnekas, et kogudus sünnib siis. Kogudus ei sünni ainult siis, kui sul ja mul on niisugune põnev Jumala kogemus. Lugu Jumalaga. Vaid kogudus sünnib siis, kui sa astud sellest ruumist välja. Kogudus on loodud elama selles keskkonnas. Kogudus ei ole loodud elama mingis erilises pühas keskkonnas. Et kogudus on loodud toimima selles keskkonnas, mis me ümber ongi. Ja läbi selle me saame ka muuta seda ümbruskonda nii-öelda pühaks, ehk siis Jumalale eraldatuks. Ja see on nüüd hästi radikaalne erinevus. Kui juutidel oli siis see arusaamine, ja judaism on selles mõttes huvitav usund, et kuigi kristlus ja islam on sealt välja kasvanud oma juurte mõttes, siis kõige suurem erinevus, mille poolest, mis on judaismil, islamist ja kristlust, on see, et judaism ei missioneeri, juudid ei missioneeri. See on see, et kui sa tahad saada juudiks, sa pead ise minema rabi juurde, ise pead minema sünagoogi. Et meil on nagu Jumalaga enda värk siin. See ei tähenda hoolimatust ümbritseva maailma suhtes ja
et mul täiesti ükskõik, mis teistega sünnib, mitte midagi sellist. Aga kristliku koguduse eripära ongi see, et sa astud välja. Et sa elad oma elu ja jällegi ma ei ole väga seda usku, et evangelism on see, et sa võtad tänaval suvalisele inimesele nööbist kinni ja ütled, et mul on sulle üks väga oluline asi, kas sa tahad kuulda Jeesus Kristusest midagi, või mul on väga põnev kristlik raamat, loe see raamat läbi. Ma ei usu, et see on väga hea evangelism. See võib olla mingiks asjaks tähelepanu tõmbamiseks, võib-olla, ja osadel inimestel on see ainult, ma tean, et nad võivad minna peaaegu suvalise inimese juurde, nad tunnevad südames, et ma pean minema selle, ma ei tea, kohvikutöötajale ütlema, et kuule, Jumal armastab sind ja sellel hetkel on see kõige olulisem sõnum tema jaoks. Aga kui mina hakkaksin käima Pärnus mööda kõiki kohvikuid ja kõikide kohvikuteenijatele seda sõnumit ütlema, siis ma arvan, et ma saaksin päris mitmest oma töökohast lahti ja tutvustest ja millest iganes. Ja ma ei usu, et Jumala riiki palju rohkem inimesi tuleks ja et kogudusse palju inimesi rohkem tuleks. Aga see mõte on see, et ma elan väljapoole iseendast. Et see, kui Jumal on mind kätte saanud või kui Jumal püha vaim mind täidab, siis see on midagi, et ma pean sellest ruumist välja astuma. Ma pean kuskil, ma ei saa enam sellesse ruumi jääda. Et see on see sama, mida sa Netterbet rääkisid, et sul on see töökaaslane, kellele sa ütlesid, okei, mul on inimesed, kes palvetavad, kogudus palvetab sellest. Väike asi, imeväike asi. Ja praegu me siin täna kuuleme ja ohkan mõtlen, vau, selline lugu. Ja mitte see loo enda pärast, aga milline tähendus tegelikult on. See on see, et ma astun sellest enda toast välja. See ei tähenda seda, et Pärnu Soolivalguskogudus peab hakkama pühapäeviti mööda Pärnu tänavaid ja inimesi taga ajama. Et teil on mingi hea sõnum mööda. Võib-olla mingid olukorrad ja inimesed, kes oskavad seda teha väga hästi. Võib-olla see on õige asi teha. Aga see mõte, et ma astun välja, et Kristus ei ole mõeldud siis elama mingis enda loodud pühas ruumis, mingid suletud süsteemis, on püütud ja ka kristlased on seda püüdnud teha ja väga haledalt läbi kukkunud. See on siis luua kristlikke riike, täiskristlikke riike või täiskristlikke ühiskondasid, teokraatlikke ühiskondasid. Et siin on ainult kõik kristlased. Ja ühelt poolt see on nagu tore püüdlus ja sellel on ka väga suur mõju. Näiteks Šveitsis, kus tegutses selline mees nagu Jean Calvin või Johann Calvin, siis seal oli Genf oli Jumala linn, kus olid piiblitunnid ja kõik käima piiblitundides ja jumalateenistustel ja majad, et ei tohtinud akendel kardinat mitte midagi ees olla, sest sa viid sellist elu elama, et kui kommuspolitsei tuli akna taha redeliga, mis koosnes lastest, siis kui ta vaatas su aknasse sisse, siis su elu pidi olema nii puhas, et sul ei ole see mitte midagi varjata. Kuid ühel hetkel on see, et kõik ei ole ju, kõik ei sünni kristlased, kõik ei usu, ja siis tekib selline silmakirjalikkus. Et Kristus ei ela sellises enda loodud mingis pühas ruumis, vaid selles maailmas, mis ongi selline maailm, nagu ta on. Kus ongi kõik seda jama ja me piibel ütleb ka, et ega püha läheb pühamaks ja kuri läheb kurjamaks. See on piibli tõotus. Mitte see, et kui me suudame nüüd kehtestada mingisuguse enda kristliku riigi või meie riigi etteotsa astub keegi, kes on kristlane ja tema, siis kogu maailm on kristlaseks. Piibel üldse mitte kuskil ütleb mingi selline asi, kuskil sinna suunas üldse peaks liikuma. Absoluutselt mitte. See ei tähenda, et me peaks olema ükskõiksed nende väärtuste suhtes, mida me kanname. Me peame neid välja elama, me peame nendest rääkima, aga see kõik saab toimuda ainult siis, kui sa oled täidetud püha võimu. Sest sellest hetkest, kui sul seda ei ole, või ütleme, kui sa seda ei ole, siis on väga lihtne luua mingi reeglistik, millest saad aru, et see on väga õige, aga ma ise ei ela selle järgi ja teised ka ei suuda selle järgi elada. Aga jube hea on siis teistele öelda, et see on sinu elus ja asjad juhtuvad sellepärast, et sa ei palveta piisavalt või sa ei käi kirikus piisavalt või mis iganes. Kuigi mingid asjad võivad su elus tõesti olla teistpidi, et tänu sellele, et sa ei palveta ja et sa ei käi koguduses. Ma ei ütle, et need asjad ei pruugi niimoodi alati seotud olla. Et kogudus sünnib siis ja elab siis, kui liigutakse välja. Et kuigi me teame, et Kristus on oma olevuselt konservatiivne. Ja siin nüüd kindlasti ei tohi segi ajada mitte ühegi poliitilise liikumisega, mitte ühegi ideoloogiaga, kes oma nimes kasutab sõna konservatiivne. Sellega on umbes sarnane asi, et kuidas tunneb ära maailmas kõige mittedemokraatlikud riigid.
demokraatlik. Kongo demokraatlik vabariik. Veelgi, et seal demokraatiast on asi väga kaugel. Kunagi oli see Saksa demokraatlik vabariik. Demokraatiast oli asi hästi kaugel. Konservatiivne, aga me ei ole konserv. See mõju, aga see mõju ei ole mitte meie mõju, vaid Jumala mõju läbi meie. Jumala mõju läbi sinu, mitte Jumala mõju spetsiifiliselt läbi koguduse vaimuliku või pastori või karjase või juhatuse esimehe või pühapäevakooli tegija või läbi ülistusjuhi, aga Jumala mõju läbi sinu. Kohata ja kogeda nii nagu Mooses sellises väga pöördelistes, väga kärarikastes, väga tugevalt murvates sündmustes. Ja suur osa inimesi tuleb Jumala juurde tänu selle, et elus on mingi dramaatiline sündmus toimunud, kas positiivne või negatiivne. Ja samamoodi me võime ka Jumalat kohata ka siis, kui me oleme sellistes olukorras, kus ma tunnen, et mind saadab lihtsalt selline mõnus tuulesahin. Tegelikult ma olen mõnusas kulgemises. Suvepäev, kus päike liiga valavalt ei paista, mõnus soe tuul. Sõidad rattaga mõnus tunne siin. Pärnus me tunneme seda suvel üsna hästi. Et kohata erinevates eluolukordades, ma võin teda kohata, temaga koos olla. Me üksikuna, see on eriti evangeelsetes kogudustes või vabakogudustel on see üsna omane, kus paljud usklikud võivad tunda ennast ka üksinda. Sest me seda väga rõhutame, et Jumal on sind päästnud, sinul on Jumalaga eriline suhe, Jumal on sinuga eriline plaan. Ja ühelt hetkel me tunneme, et aga Jumal, mul on sinuga üks väga eriline üksindus ka, et ma ei tea, mida nüüd sellega peale hakata. Nii nagu need tulekeeled langevad igale ühe peale üksikult, siis tegu oli sama püha vaimuga. Vaim, kes täitis need 120. See sama püha vaim, kes on täitnud miljonid kristlased üle maailma. See sama püha vaim tahab ka sind täita või ta on täitnud sind. Samamoodi, see sama püha vaim, mitte keegi teine, mitte mingisugune uus vaim. See sama püha vaim tahab sind kõnetada. See sama püha vaim tahab sind lohutada. See sama püha vaim tahab sulle tuua selguse tõe kohta. See sama püha vaim toob sulle ka selguse patu kohta. Ja ma mäletan, ma olen seda öelnud, aga minu jaoks oli see ühel hetkel tohutu kõva avastus, kui ma lugesin Johannese evangeeliumi 16. peatükki, kus Jeesus räägib püha vaimu tulekus. Ja siis ta ütleb, et püha vaim meenutab ka toob selguse patu kohta. Vau, et see, kui mulle minu patt vaatab vastu, ma olen mõelnud, et see on mingi kõige hullem asi, et ma ei vahele ju. Siis tegelikult see võib olla minu elu üks kõige paremaid hetki, et mul on veel võimalus muuta midagi. Ma ei pea, kui see mingi jama on mu ees, et kuule, see on jama su elus. Sa teed tegelikult mingi jamaga. Ja kogu aeg püüad, et ma vahele jää. Ja nüüd korraga on see, et kuule, see on jama, lõpeta ära. Aga sina pead seda otsustama. See on Jumala püha vaimu töö. Mis teeb selle asja veelgi ägedamaks. Et vähe sellest, et Jumal sinuga midagi teeb, on see, et Jumal teeb läbi sinu kellegi teisele. Nii nagu läbi nende jüngrite, need erinevaid keelemurdeid kõnelevad juudid, korraga ütlevad, kuidas me kuuleme, et galilealased, kes on tuntud selle poolest, et nad on ropud ja harimatud, nad räägivad meile Jumala suurtest asjadest meie keelemurretest. Kõik saame aru. Need on harimatud galilealased. Matsid, mingid kalamehed. Nende põhiline küsimus on see, et kuule, mina sain sellise kala. Ei, ma sain sellise, need kalamehe jutud. See on ikka põhiline asi, et nad saadavad üksteist igale poole, et kuule, teie paatkond on üldse mingid tibilikud ja tulge vaatke siin. Nagu teate, kes lindil elavad, teate, kuidas kalamehed. Kogudes kohtab seda keelepruuki nii sageli.
see oli nali, pean ütlema. Kuid, et Jumal kasutab neid samu mehi ja naisi, sest olid ka naised, et kõnetada inimesi, kes on väljaspool, kes ei tunne Jumal. Ehk siis mitte et see, et Jumal teeb ainult mulle midagi või et meie palvesoov on, et Jumal mina ja mulle ja ma tean, ma ütlen sellepärast, et minu palveelus on väga palju olnud ka seda, kus ma olen palvetanud mina ja mulle palveid kogu aeg. Mina ja mulle, 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 mitte midagi ei juhtu, mitte midagi ei juhtu. Ja siis, kui sa hakkad paletama kellegi teise eest ja sa unustad mina ja mulle ära, sa näed, et lisaks sellele, et selle inimese elus hakkab toimuma midagi, et ka minu elus hakkab midagi toimuma. Kõnetada neid inimesi, kes teda ei tunne. Et sina saad olla Jumala väljaelaja. See on juba see mõte on väga võimas, aga see, et Jumal seda päriselt ka teeb. Nii et püha vaim ei ole siis ainult Jumal meie jaoks, vaid on ta ka Jumal meie läbi. Mulle vähemalt valmistab tohutu suurt aukartust ja väga palju ka põnevust. Ja lõppkokkuvõtteks on ka see mõte selle kõige juures, et mis mulle toodult meeldib, et Kristusest siis arusaamine Jumalast ei ole, et see on mingi sisemine protsess, mingi vaimne protsess, kõne Jumalaga, Jumala kogemine, vaid et see tõesti haarab ka kogu meid inimest tervikuna, meie tundeid, meie meeli, meie kogemust, meie minevikku, sest püha vaimu tulekuga kaasnesid ka sellised kogetavad meelelised efektid, kui niimoodi võiks öelda. Need efektid ei olnud nagu eesmärk omaette, et toas oli vaja tuult ja siis Jumal ütles, okei, ma tuulutan teie toa ära. Et te istute juba väga kaua ühes ruumis ja siin higised ja et see ei ole mitte see asi. Aga et Jumal puudutab minu elu tervikut. Et ma ei pea tegelema, et okei, et see on ainult selline vaimne sfäär minu elus, et ma pean selle sisemise tasakaalu, sisemise rahu leidma ja siis muud asjad peavad korda minema. Aga et Jumal saab puudutada sinu ja minu ja nende inimeste elu sfääre, mis on väljaspool ainult seda vaimset, ka seda füüsilist sfääri. See on see, miks me paletame tervise pärast. See on see, miks me julgeme paluda ka siis, kui inimesed on majanduslikus keerulistes olukordades. Ja mõnikord see tähendab ja sageli see tähendab ja enamasti see tähendab, et Jumal ei tee mingisuguseid imelisi asju, et ei teki kellelegi kuskile pangakontole mingit raha, vaid Jumal näiteks ütleb Hergile, Herk, kuule, sul on 5 eurot ja mine anna see nüüd sellele ära. Herk ütleb, vau, mul mitte kunagi niimoodi mõelnud ja ma lähen ja annan selle 5 eurot kellelegi ära. Ise ma seda mitte kunagi ei teeks, aga nüüd ma teeks. See oli lihtsalt näide välja. Aga, et saate aru, see on see, mida Jumal teeb. Mõnikord me näeme tohutut suurt vajadust, me ütleme, et Jumal lahenda see vajadus ära, see lahendus on sinu kodus olemas, aga ütleb, no, keegi teine. Ja siis Jumal ütleb, okei, ma leian kellegi teisi, keegi teine lahendab selle asja ära. Ja see on kogudus. Et sa näed kellegi vajadust ja sa lähed sinna juurde, kus saad aidata. Ja kui sa oled vajaduses, sa tead, kust otsida. Ja kui sa näed seda vajadust endast väljaspool, mis on veelgi parem, sa ütled, ma püüan seda vajadust väljapool lahendada midagi. Sellisel moel, nagu ma suudan seda teha. Nii et kogudus Jumala poolt sünnitatud, Jumal meie läbi, see on see, kelleks me oleme mõeldud olema. Aamen.